Raul Koov, oleme siin Audru ringil, Porsche ringil ja meil oli motoringraja kohtunike koolitus 40 aastat mootorispordiga seotud. Et kuidas sa selle ala juurde sattusid ja kuidas sai sinust kohtunik? No sattusin läbi lapsepõlve selles mõttes, et päris varajases lapsepõlves käisin koos vanematega erinevaid võidusõitusid vaatamas ja siis tekkis huvi võidusõitjaks saada. Siis 14-aastaselt läksin motokrossi trenni, aga see lõppes 1 aastaga ära. Siis mõni aasta hiljem keskkooli ajal sattusin autoремonditehasesse, kus toodeti vormelautosid ja oli vormelimeeskond ja hakkasin seal mehaanikuks. Ja siis pärast sõjaväge jätkasin mehaanikuna, siis mõned aastad tekkis võimalus ka ise vormeliga sõita. Ja seejärel tuli väike paus ja siis kutsuti mind uuesti korraks mehaanikuks. Urmas Uusnem, kes sõitis Soomes vormel 3. Ja pärast seda kutsuti mind Pärnusse ühele võistlusele tehnilisse kontrolli appi, et seal oli inimestest puudu. Ja siis sellest alates, see oli aastal 2002, et sellest alates ma siis olengi tegutsenud kohtunikuna, et alguses tehnilises kontrollis ja hiljem juba siis võistluste juhina ja siis ka muud ametid juurde tulnud. Ja kui mingist rahvusvahelisest karjäärist rääkida, siis see tegelikult tuligi läbi autoralli, kus sai hakata WRC-etappidel käima ja hiljem läbi WRC tuli ka siis vormel 1. Aga jah, tegelikult ma olen enam-vähem kõikidel aladel mingisuguses ametis olnud Eestis, mida meil harrastatakse auto poole peal, moto poole peal, küll ainult ringrajal. Mis võiks olla kohtunik? Milline inimene sobib sellesse ametisse? No esimene tingimus on see, et ta peaks tundma kella. Ja kui inimesed tunnevad kella, siis sealt on juba suur hulk välja valitud või ta peaks olema kohusetundlik, kannatlik, hea suhtleja, võimaluse rahulik, aga sõltub muidugi nendest ülesannetest, mida sa täidad, nii et igas olukorras või igas kohustuses, näiteks lipukohtunikuna, selline suhtlemine ja võib-olla ka näiteks mingi võõrkeele valdamine ei ole nii oluline. Küll aga väga selge arusaam, mis rajal toimub, samuti siis hea on, kui kriitilistes olukordades suudetakse rahulikuks jääda, tegutseda ise siis vastavalt juhenditele, kas siis anda lipuga märku ja samamoodi siis võistluste juhtimisele anda edasi adekvaatselt seda infot, mis on toimunud ja nii et tegelikult on päris paljudel võimalik. Et ma arvan, et ei pea olema mingisuguseid erilisi omadusi. Lipukohtunikud on need, kes töötavad väljas igasuguse ilmaga, vihmaga, päiksega ja sa oled nii-öelda ametis või rakkes terve võistluspäeva ja kui eelnevalt on kõik läinud hästi, et siis teravus ja tähelepanu tuleb säilitada kuni viimase sõidu lõpuni, ehk neid olukordi võib tekkida ka täiesti päeva lõpus, kuigi terve päev on kujunenud rahulikult. Samas on see suurepärane võimalus saada kogemusi võistlustelt või kogeda seda ala, kus sa võib-olla sinust võistlejat ei saa või tiimijuhti või mida iganes mehaanikut, siis sa ikkagi saad olla mootorispordi juures. Ja, loomulikult see on väga, väga põnev, pakub hästi palju. Kui me räägime näiteks rajakohtunikest, sul on küll teatud kohustused, sa vaatad ühes suunas, sul on mingid kindlad tegevused, aga teisalt see kogemus või see feeling on tihti palju suurem kui pealtvaatajal, piletiga pealtvaatajal. Olla võistlusrajale nii lähedal, kui seda saab kohtunik, seda ei saa ükski pealtvaataja. Nii et kui see teema huvitab ja naudingut pakub, siis kohtunikuna tegutsemine on kindlasti üks hea võimalus mootorispordi juures olla ja kindlasti märksa odavam kui see, et osta omale kallis ratas või auto ja sõiduvarustus ja kütused ja rehvid ja kõik muud. Äkki sa tood mõne näite sellest, kus on võib-olla nagu ülihästi midagi korraldatud või kus võib-olla ei ole nii? Niimoodi üksikult on võib-olla keeruline välja tuua, eks selles mõttes, et kui rääkida mingitest traditsioonidest või siis ka võistluste, ütleme sellisest
tasemest, et mida kõrgemal tasemel sa oled, siis üldjuhul läbi selle suure reglementeerituse ja läbi suure raha ja suure inimhulga, tõenäoliselt igasugused MM-id ja asjad on paremini organiseeritud, kuid samas on ka seal mingisuguseid möödalaskmisi või korraldajad jätavad mingi asja tähelepanuta, nii et näiteks needsamad kohtunikud aeg-ajalt unustatakse ära mingis olukorras, nad jäävad ilma söömata või mingid muud sellised asjad tekivad. Kui nüüd meie kohapealsetest võistlustest välja tuua, siis ralli poole pealt kindlalt Rally Estonia on selline ja kui ringrada nii auto kui moto poole pealt, siis Estonia Grand Prix on need, mis on meie tähtsündmused ja mis siis on ka väga hästi organiseeritud läbi aastatepikkuse kogemuse on järjest parandatud neid pisikesi vigu, mis on olnud, nii et nad on head ja muutuvad veel paremaks. Mingid läbi selle kogemuse, teatud ebamugavustunde ja kui sul on pärast aega, kas või talvel siin võistluste vahelisel ajal võtta see vaba moment ja teha mingid ettevalmistused, et tõepoolest siis võistluse käigus oleks inimestel parem leida mingi vajalik inventar üles või siis teha, et ta on kvaliteetsem või mugavam kasutada, et tingimata ei ole see kulukas. Me oleme Porsche ringil endisel Sauga kolmnurgal ja siin sa oled ju ka läbi aastate näinud igasuguseid võistlusi, et kas sa saad välja tuua, et kui palju see rada ja see infra ja siin see meeskond on arenenud, et mis tingimustest me oleme tulnud ja kuhu me jõudnud oleme? Jaa, kindlasti. Kõige esimene start autoga toimus Sauga kolmnurgal sellises konfiguratsioonis, kus siis selle sõideti üldse linna poole ja aasta siis oli 90 või 91, umbes niimoodi. Ja kui nüüd sellest praegusest rääkida, siis pärast seda, kui 2012 see rekonstrueerimine lõppes ning rada sai tavaliiklusele suletuks ja muutus ta nii-öelda päris ringrajaks, siis on ikkagi väga olulised kõik asjad ülesmäge läinud, et alustades sellest, et asfalti enam tänavasõidukid ja eriti naastrehviga ei kuluta, rajapind on parem, rada on ohutum, laiem ja samamoodi on Andres All väga head tööd teinud nende inimestega, kes siin töötavad, need igapäevased instruktorid, kes siis omakorda kaasavad teisi abilisi, kes võistluste ajal siis suurema meeskonnaga on. Ja rääkimata sellest, et kuidas me mingisuguse käsitsi tahvlitega või käsitsi ringi lugemisest oleme jõudnud selleni, et tegelikult ju automaatselt toimub ringi lugemine ja sõitjatele esitlemine ning kõik muu informatsioon, mis siin juba läbi arvutiprogrammide tuleb sõitjateni ja meeskondadeni. Kõige lihtsam info on tavaliselt alaliidust, ehk siis kas Motoföderatsioonist või Autospordiliidust või siis, kui on teada ka mingid võistluste korraldajad, et võtta nendega ühendust, anda teada, et oled huviline ja siis ehk siis leitakse mingisugused rakendused, kindlasti läbi sellise isikliku initsiatiivi on väga hea läheneda. Aga aitäh sulle! Ja palun, kohtume rajal!